Minul tekkis siin see küsimus, mida ma hea meelega esitaksin meie õigusfilosoofia professorile. Et siin väga tugevalt argumenteeriti selle üle, kas mingi emotsioon on lubatav. Ja kui mingi emotsioon ei ole normaalne, äkki tuleks ära keelata. No, vihkamise suhtes minu esimene küsimus, mis mul tekkis ka enne proua Tõniese ettekannet kuulates, kes mainis, et holokausti eitajate hulgas on ka niisugusi, kes mõtlesid, et vähese juute tapetud. Et mina mõtlesin selle peale, et on teatud, mul on Itaalias suhelnud teatud grupi inimestega, kes ütlevad, et partisanid, kes siis võitlesid fašismi vastu, et nad tegid ühe vea. Nad ei tapnud piisavalt palju fašiste. Et kui rääkida ka grupi vihkamisest, et kuidas sellega on, et kas ma fašiste võin vihata? Aga natse. Kas ma võin öelda, et ma arvan, et partisanid ei tapnud fašiste piisavalt? Et kust maalt see asi jookseb? Ja teine küsimus, et kui me räägime sõnavabaduse piirangutest, mitte emotsioonide piirangutest, ma ei tea, kas riik isegi saab minu emotsioone muuta, ükskõik kellele nad suunatud on. Tõenäoliselt ühiskond saab muuta seda just nimelt, mida ma nendega teen. Kas ma selle tulemisena võtan püstoli ja otsustan, et sina oled fašist, sinu ma lasen maha. Või ütlen, et te kõik peaksite seda tegema. Et kas me normeerime emotsioone või tegusid? Ja mis vahe on sellel lausel, et natse ei tapetud piisavalt ja sellel lausel, et juute ei tapetud piisavalt? Ma vabandan drastiliste näidete ees, aga mõnikord need aitavad mõtlemist selgitada. Proua Tõnis. You could say the difference is that the Jews were the good ones and the fascists were the bad ones. I think Thomas Hobbes is the one who really goes into these questions. He has this word, quis judicabit, who will decide, this means. And it depends. If you're a Jew, you would think like that, and so on. And so it is totally impossible to decide. What I think is really changing without the help of the law is that young people, and now I mean you and most of the audience, are not any longer so interested in groups and in liking or disliking groups, but more in individuals. And I think there is really big progress going on, and the penal law didn't help and didn't damage, but I think that's just big change in world mentality, that people don't want to be different from other groups, they want to become more similar to one another. Actually, I don't think that your title, Diversity Enriches, is so good. I think everybody now talks about diversity and how nice diversity is. I think now the young generation are not interested in diversity. They're all, the children, they want to be like Michael Jackson or something, like a stereotype, who for me is not really a person. He actually is dead. I heard that, not knowing much about him, but just taking him as an example, that all of the world, the children want to be like him, not male, not female, not black, not white, not old, not young. And so I think, although there's a big empowerment, of course, in that, but it is a big chance also, and it has something to do with hatred. I think now, in this new way of thinking, the difference between friend or foe, which has been for all the history of mankind very, very important, and it was necessary for surviving that you knew the difference between friend or foe, and that you would know in these first centuries whom you should kill and whom not. And of course, it was quite easy then. You didn't even regard the other ones as human beings in these very first days, very wild days. And more and more and more, this difference becomes less important, because I think it has something to do with security and police. You have the security is centralized. You need not fight against your foes. You need not have weapons on your own. The police protects you. And if one day on a world level there will be a centralized security, this will help a lot. But I think we should
put a lot of hope into this change of people being regarded more and more as individuals and not as members of their group. And I think this is the big hope, and if you put hope into this, you shouldn't be so much into diversity. You see, it is a sort of fashion, I would say. It's postmodernism. Le différent from France, it came everything which is different is great. But I think we should not be, of course, as I said, it is very sad that the differences go back. Actually, to me, I must say, it is a bit sad to come to Reval and see it's a bit like Krakow, Paris, or there's how these big international shops. You know what I mean. And these skyscrapers, and this conference, and the way we behave. It's the same everywhere in the world, and it is a bit sad that difference got lost. And Reval, as I would call it, is not what my dreams of Reval used to be. My impression of Reval was totally different. And so I'm a bit sad. But I think it is very, very important to look to this new perspective of homogeneity with all these losses and McDonald's and so on, and put all your hopes on that. Lauris, ma tahtsin küsida sina käest, kuulates proua Tõnise arvamusavaldust, et teades, et sa oled mõelnud selle küsimuse peale kui individualistliku maailma problemaatikale, et kas sa kommenteeriksid seda, et meil on võimalus kas valida individualism ja homogeniseerumine või siis võimalus valida mingisugused tugev ainult grupi identiteedid, mis tagavad erinevuse, aga mis võivad kaasa siis tuua niisugused olulised sõnavabaduse ja muude vabaduste piirangud või seal on mingisugune vahepealne tee ka, et kas meil on ainult, millised on need kogukonnad, kes seda kõike jälgivad? Jaa, ma ei oleks päris kindel selles, et praegu toimub homogeniseerumine. Mina ütleks, et toimub gruppide ümber, gruppide muutumine. Grupid ei ole enam territoriaalsed, ei ole need nii-öelda klassikalised grupid silmade värvi ja rassi ja keele põhjal, aga me näeme, eks ole, subkultuuridest ja kõigest muust, et grupeerumine ühiskonnas on endiselt olemas ja inimesed otsivad endale mingisugust identiteeti. Nii et ma ei ütleks, et see probleem tegelikult, ma ei arvaks, et ta väga oluliselt erineb vanast grupeerumisest, kus lihtsalt tänu sellele, et vähem liiguti, oli tõenäosem, et grupeeruti rahvuse ja selliste tunnuste põhjal või käidi samas kirikus, siis grupi moodustas, eks ole, üks religioosne vaade. Aga mis ma tahtsin öelda veel, siin läks jutt vahepeal väga tõsiselt ühe hoopis teise inimõiguse peale, milleks on südametunnistuse vabadus. Ja siin, eks ole, käis küsimus selle üle, kas ma tohin vihata, kas ma tohin irratsionaalselt vihata ja kas see on normaalne. Ja vaat siin minul hakkab küll üks punane lambikene põlema, sest me ilmselt kõik aktsepteerime, et sõnavabadusel peavad olema piirid. Aga minu jaoks südametunnistuse vabadus on piiramatu. See on üks kõige põhilisemaid inimõigusi. Ja mingis mõttes sõnavabadus on ju südametunnistuse vabaduse nii-öelda väljendusvorm. Väga lihtne on elu nendel inimestel, kes mõtlevad nii nagu peamine grupp ühiskonnas. Nad võivad alati välja öelda selle, mis neil südamel on, see on aktsepteeritud, aga oleme me mõelnud, kui raske on võib-olla nendel, kelle südametunnistus läheb mõnes väga olulises asjas konflikti üldise grupiga.
nii lihtne on öelda, et nad on normist kõrvale kalduvad või nad on irratsionaalsed, näiteks kui keegi tõsiselt ja siiralt leiab, et orjapidamine ikka oleks hea ja õige. Et see inimene peab igal hetkel langetama selle valiku, et mida sellest, mis tal südamel on, tohib ta välja öelda ja mida sellest, mis tal südamel on, ei tohi ta välja öelda. Et selles mõttes mõelgem nendele inimestele ja see süsteem võiks olla selline, et inimesed tõesti nad ise arvestaksid teistega, aga samas, et nad ei peaks kogu aeg kartma just nimelt seda, et äkki ma ütlen midagi, mis minu meelest on enam-vähem, aga näiteks kapo algatab uurimise. Sellepärast, et talle tundub, et see asi on kahtlane. Ja olgem ausad, juba ainuüksi õigussüsteem on paraku niimoodi üles ehitatud, et uurimine iseenesest on juba karistus. See võib sinu elu väga tõsiselt segi paisata, alates sellest, eks ole, et tookord, kui minu kohtuasi oli, seal oli küsimus, et kas ja kus võiks olla nii-öelda algmaterjale, kust see asi võiks olla publitseeritud. Tehniliselt on politseil ju näiteks õigus läbi vaadata kõik asitõendid ja tõesti seal oli see küsimus, et ta teoreetiliselt võiks tööandjalt konfiskeerida näiteks arvutid. Kõik on juriidiliselt ilus ja mind veel otseselt võidakse ka õigeks mõista, aga kuidas ma pärast nii-öelda elan sellega, kui minu mingisugune tegevus on põhjustanud teisele inimesele sellise olulise ebameeldivuse, isegi kui mul võib-olla lõppkokkuvõttes jääb õigus. Ja sellepärast tuleb teha kogu aeg neid nii-öelda raskeid moraalseid valikuid arvestades mitte ainult seda, mida, eks ole, arvavad sellest nii-öelda need teised grupid, aga tuleb kogu aeg arvestada ka selle nii-öelda riikliku sunniaparaadiga. Ja minu meelest see on küsimus, et kui järsk ja kui tõsine tohiks olla see oht inimesele, millega ta peab arvestama, kui ta tahab oma südametunnistuselt midagi rääkida. Härra Janek Järva. No nüüd töötame. Et ma olen selles mõttes täitsa nõus, et see uurimine on ebameeldiv, ja selles mõttes on ka nagu siukses kriminaalmenetluses selline asi, et peab olema nagu tõusetunud tõepoolest nagu põhjendatud kahtluse määr. Et ei saa ju olla lihtsalt formaalselt mingisugune tõesti, et kaks tüdrukut räägivad ja me juba võiksime nagu mis iganes asja algatada, et seda ei saagi teha niimoodi, et aga ma väidan, et näiteks selle teie selles kaasuses nagu ma olen üpris kindel, et võis tõusetuda küll mingi mõistlik siuke kahtluse määr, et on toime pandud kuritegu ja välja on vaja selgitada tõde. Et ega ja iga selle asja puhul seda ju nagu kaalutaksegi, ja see kriminaalmenetluse algatamine või mitte on ka nagu menetluslikult väga oluline otsus. Ja et tegelikult ei maksa nagu küll arvata, et uurimisorganid nagu väga pinnapealselt otsustades nagu neid menetlusotsuseid nagu selles mõttes teevad, kas algatada või mitte, et see on nii, aga mis ma selle 151 kohta veel ja sõnavabaduse kohta öelda tahtsin, et ega selle normi puhul nagu seda hirmu ei ole, et see sõnavabadust nagu piirab, see norm ei töötagi, et nagu kriminaalmenetluslikult on nagu suhteliselt või peaaegu võimatu tõendada ära nüüd seda niisugust õhutavat tegevust ja sellele järgnenud nagu siis tagajärge, et see oleks omavahel niisuguses põhjuslikus seoses, et ega me ei tea, et võib-olla teie selle, ma isegi kusjuures täpselt ei tea, mis asi seal nüüd avaldati, aga selle avaldatu põhjal võib-olla keegi äkki panigi mingi teo toime, aga me ei tea seda. Ja isegi kui me teame seda, siis on nagu ilmselgelt peaaegu võimatu tõendada ära, et see on omavahel põhjuslikus seoses. Et siin kõrvalistuja ütles, et see kriitika selle kohta, et see norm ei tööta, et ta ei töötagi. Et see on nagu, jah, et see on samasugune norm, nagu vist ma mäletan, et kunagi oli Ida-Saksamaal oli abort keelatud, aga kõik tegid abortina. Et see on samamoodi, et see on vastupidi, et nagu keelunorm on, aga mida ta kaitseb või mida ta teeb, et ta peaks nagu kaitsema just nagu
mingit gruppe siukse vaenamise eest, aga ta ei see seda sellepärast, et seda ei ole võimalik tõendada selle järgi. Niisugust tagajärgi on raske tõendada.